Nii, tere kõigile. Osad inimesed veel liituvad, kell on saanud 10:30. Tasapisi tuleb järjest juurde. Aga mina olen Timo Treit Trinidad Wisemanist, kes on aidanud selle järgmise seminari siin teieni tuua. Täna siis telekommunikatsioonifirmade e-teenuste teemal. Ja meile räägib sellest täna Teliast Heigo Auleb Ensling, vabandust. Ja järjekorras 8. seminar ja kestab see 1,5 tundi. Kui teil on seminari käigus küsimusi, et siis kirjutage siia samasse Teamsi chatti, et siis Heigo saab lõpus need võtta järjest kõik ette ja saate vastuse. Aga Heigo, palun. Tere hommikust! Niisugune mõnusalt kaunis kevadine päev, ei ole väga soe, ei ole väga külm ja ideaalne sellise hommikuse Teamsi koolituse jaoks. Soojema ilmaga tahaks inimene õue minna ja saamegi alustada kenasti. Ma arvan, no üks päevik tuli täna juurde. Ma jagan kohe oma. Algses plaanis pidi vist olema vähemalt 2 operaatorit siin koolitusel ja kahjuks selgus vist nii, et teine pool ei tulnud. Aga ärge muretsege, räägime kõigist 3 operaatorist, kes meil Eesti turul tegutsevad ja natukese väikse võrdlusena, ehk siis tuleb juttu täna Elisast, nii Tele2 teenustest kui ka Telia teenustest. Ja kui me päevaplaani peale võtame, siis väike päevaplaan on ka TV-teenused, internetiteenused, mobiilsed teenused ehk siis erinevad paketid. Tean, et olid ka küsimused, kuidas välismaal mobiili kasutada, mida sellega peab arvestama. Räägime ka sellest. Ja 4. teema on võib-olla natuks kõige praktilisem pool. Ehk siis saan anda teile ühe väikse töövahendi või abivahendi, sest olles päris palju kohtunud Tallinna Keskraamatukogu töötajatega, tean, et raamatukogu töötajad on need kõige paremad abilised inimestele, kes on natukese kauged sellest digimaailmast ja teie olete need inimesed, kes siis kelle abil inimesed teevad oma esimesi samme seal digimaailmas, on need mingite seadmete kasutusele võtmised, nutiseadmed, tahvelarvutid, sülearvutid ja ka teenuste kasutamistel, ehk siis tegelikult saan ka jagada natukese sellist kõigile kättesaadavat abivahendit sõltumata operaatorist. Ja nii nagu Timo juba ennem ütles, lepime nii kokku, et kui teil mingi teema kohta tekib mingi küsimus, siis pange see küsimus kenasti chatti kirja ja kui jõuame päeva lõpupoole, ehk siis sinna kuskile tund ja natukese, siis võtame need küsimused ette ja proovime neile ka vastata. Nii palju, kui ma oskan. Sest võib-olla kõigi 3 operaatori vaates ma 100% neid kõiki ei tunne, aga ma arvan, et me mingid vastused päris kindlasti saame. Et kui selline päevakava sobib, siis lähme vaikselt liikvele. Ja julgelt pange siis küsimusi ja nendega siis tegeleme pärast. Televisiooniteenused. Kõik 3 suuremat operaatorit Eestis pakuvad televisiooniteenust ja olemas on ka tegelikult veel Levira, kes siis pakub üle õhu televisiooniteenust. Ehk siis see on nendele klientidele, kes täna soovivad vaadata jätkuvalt tasuta telekanaleid. Kui mingil ajal, kui suur televisiooni digipööre toimus, oli neid tasuta kanaleid kõvasti rohkem, siis täna kahjuks on see tasuta kanalite nimekiri suht kokku kuivanud.
et on olemas täna siis ETV, ETV2, ETV+, siis venekeelne ETV ja ka Jupiteri on võimalik siis Jupiteri kanalit vaadata üle õhu. Sellise kliendil on vajalik detsimeeter antenn ja siis ütleme sihuke 5–6 aastat vanem televiisor, kus on täna juba põhimõtteliselt see digiboks sisse ehitatud või siis kui on tegemist vanema televiisoriga, siis jätkuvalt oleks vajalik ikkagi ka digiboks. Ja õnneks on siis Leviraga natukese selles mõttes sukest rahvusvahelist pilti ka sinna juurde lisanud, et lisaks siis ETV ehk siis ERR-i kanalitele on olemas seal ka France 24 ja Current Time, mis on siis ingliskeelne Ukraina 24 ja TV World ehk siis natukese rohkem kui ainult Eesti kanaleid, et on võimalik ka midagiski juurde saada. Üle õhu pakub teenust tegelikult ka Elisa ehk see vana Elisa klassik, millega kunagi Starman teenus pakkus. Need on siis tasulised kanalid, vajalik on Elisa klassikuga liitumine. Aga nii palju, kui ma täna tean, ega Elisa täna väga selle Elisa klassikuga kliente liituma ei kutsu, vaid pigem täna ta hoiab üleval omal 2 erinevat platvormi, seda vanat klassiku varianti, mis siis tuleb nendest kõikidest rõõmsatest telemastidest üle õhu kliendile koju ja teine on siis üle interneti teel toimiv Elisa elamus ja 2 sellist erinevat keskkonda, erinevat platvormi üleval pidada ei ole kõige ökonoomsem ühele operaatorile, et põhimõtteliselt Elisa liigub täna sedapidi, et sinna samasse klassikusse enam uusi liitujaid juurde ei võeta ja pigem soovitakse, et kliendid lähevad üle uuemale ja selles mõttes ka tunduvalt paremale variandile Elisa elamuse peale, kus on juba järelvaatamine, kus on olemas tasuta filmide vaatamine, kus on olemas tasulised filmid ehk siis nagu videolaenutuse pool. Et selles klassikus on ainult siis ikkagi sihuke lineaarne vaatamine. Samas vaadates täna inimeste harjumusi ja vaadates erinevaid klientide küsitlusi, mis on siin tehtud erinevate operaatorite poole pealt ja samamoodi ka erinevate turundusettevõtete poole pealt, üha rohkem inimesi ikka liigub sedapidi, et ei elata enam telekava ja kella järgi, vaid valdavaks ikkagi selliseks TV vaatamiseks või on järelvaatamine. Inimene vaatab seda saadet, vaatab seda filmi, vaatab seda kontserti siis, kui tal on aega, mitte see, et nüüd täpselt pean olema teleka taga, sellepärast, et kui ma nüüd teleka taha ei istu, siis ma seda asja vaadata ei saa. Et vähemalt trendid sedapidi nad liiguvad ja kuna selles samas Elisa klassikus järelvaatamist ei ole, siis ilmselt see platvorm, Elisa ei ole küll täna öelnud, millal ta kinni paneb, aga sinnapoole vaikselt see liikumine käib. Kui me võtame nüüd kõike 3 ülejäänud operaatorid, kes pakuvad internetiühendust või siis ka mobiilseid internetiühendusi, siis nii Telia, Tele2 kui ka Elisa pakuvad siis oma televisiooniteenust, kus siis on vajalik internetiühendus. Telepilt tuleb siis internetiühenduse kaudu, on selles mõttes rõõmsalt 2-suunaline. Korraga ei ole need kõik 100 kanalit seal sul internetiühenduse otsas, et sa puldist ei vaheta mitte seda kanali sagedust, vaid sa lähedki tegelikult tellid endale selle järgmise striimi. Olid ETV peal, tellid ETV2, teed kanali vahetuse, hakkab järgmine striim sinuni jooksma, teed järgmise vahetuse, tuleb kanal 2, teed järgmise vahetuse, tuleb kanal 3. Ja kuna see on 2-poolne, seesama internetiühendusel toimiv televisioon,
siis selle vaates on ka see tore asi, et saab pakkuda neid samasid toredaid lisateenusi. Järgivaatamine ehk siis salvestamine, kuidas kellelgi ta nimetatud on, asja olemus on ikkagi seesama, kellel on ta siis nädal aega ja tagantjärgi vaatamist, kellel on ta 2 nädalat tagantjärgi vaatamist. Ja selle ajamäärusel on ka siis see tore vaade veel juures, et kui kell on praegu 10:41, siis need saated, ütleme siis nädal aega tagasi, mis algasid kell 10 ja praegu kestavad, neid on veel võimalik nädal aega tagantjärgi vaadata. Need saated, mis kella 10-ks olid juba läbi, siis põhimõtteliselt see tagantjärgi vaatamine nädal aega või 2 nädalat, see on siis ikkagi ka kellaga seotud. Hommikusi saated, mis olid kell 6, 7, 8 või 9 algusega ja mis kella 10-ks ära lõppesid, neid täna tagantjärgi enam vaadata ei saa. Kõikidel puhkudel, kus on vajalik siis internetiühendus, ehk siis samad elamus, Telia TV ja Tele2, kes siis teeb koostööd Go3-ga, ehk siis Tele2-l enda televisiooniteenust ei ole, aga nendel on siis ühine pakkumine Go3-ga. Go3-l nemad pakuvad Tele2 internetiühendust ja Tele2 pakub siis vastu Go3 televisiooniteenust, siis minimaalne interneti allalaadimiskiirus peab olema 10 megabit per sekund. Nüüd väiksema kiirusega ja see pilt tuleb kohale, aga see pildi kvaliteet on adaptiivne, selles mõttes, kui sul kiirus väheneb, siis sul pildi kvaliteet väheneb. Ja lõpptulemusel, kui sul on suurem televiisorekraan, siis sellise väiksema kiirusega sa pigem näed telereekraanil selliseid piksleid, aga mitte sellist ilusat ja toredat jooksvat videopilti. Et sellised tingimused nende televisiooniteenustel on. Ja mis on kõige toredam see, et televisiooniteenused teenuste tarbimiseks või kasutamiseks ei pea olema sul sama operaatori internetiühendus. Ehk kõikide televisiooniteenuste puhul ongi see tore maailm, et mul võib olla näiteks Tele2 internetiühendus, aga kasutaja olen ma siis Telia või Elisa elamuse televisioonivaataja. Et ka selline ristkasutus on täiesti võimalik ja kasulik, võimalik vaadata ja kasutada. Elisa elamuse vaates on siis, mis seadmete vaade on, et igal juhul, eks ole, sul peaks olema televiisor ja televiisorile juures digiboks või kui sul on siis selline 5 aastat vana televiisor, Samsung või LG, neil on enda oma operatsioonisüsteem või siis Android operatsiooniga televiisor, näiteks Philips, Sony. Ja siis on hästi palju selliseid kunagisi tuntuid brände, mis on tänaseks siis uuesti nagu tulnud tööle. Beko küll on see tootja, aga JBL-id ja Grundingud ja on Beko need kokku ostnud ja pakub siis sama Android TV operatsioonisüsteemil. Ehk need rakendused on siis tegelikult selle sama Google'i poest alla laetavad ja saad Android televiisoris neid rõõmsalt kasutada. Et täna enam levinud televiisorid, mis ükskõik millises elektroonikapoes osta, on siis kas Sony või Philips, aga Androidi maailm on kõvasti suurem, laiem televiisorite vaates ja neid võib-olla ütleme nii tuntuid brände on kordi rohkem kui need 2, mida ma enne nimetasin. Ja loomulikult on Elisa elamust võimalik vaadata ka siis Apple'i või Androidi telefonis või tahvelarvutis. Eelnevalt sul peab olema teenus tellitud, sa logid sisse ja põhimõtteliselt kogu see sisu, mis sul on televiisori või televiisori ja digiboksi ja televiisori ekraanil kättesaadav, on ka nutiseadme ekraanil kättesaadav. Go3-st,
kunagi oli ta meil Viaplay nime all, siis nad läksid lahku, Go3 on nüüd omaette ja Viaplay on omaette. Viaplay töötab kõikide operaatoritega koos, ei ole seal mingisugust erisust ja Viaplay on pigem täna pühendunud või keskendunud oma sisu poolest spordiülekannetele. Et jalgpall, vormel 1 on need põhilised kõik Euroopa liiga mängud, Euroopa meistrite liiga mängud, Saksamaa liiga, Inglismaa liiga, need on kõik need, mida täna Viaplays pakub ja mida täna ei saa Telia TVs vaadata, ei saa Go3-s vaadata ja neid ei ole ka Elisa elamuses. Go3 on täpselt samamoodi, rakendused on olemas Samsungi ja LG televiisoritele ja Android operatsioonisüsteemiga teleritele. Täpselt sama lugu, nii nagu Elisa poole peal. Võimalik vaadata arvutis, tahvlis. Ei ole vahet, kas siis on Apple'i telefonid või Android telefonid, see pool on ka kõik ilusasti olemas. Ja viimane on siis Telia TV, täpselt sama vajalik internetiühendus. Kunagi oli 5 mega, nüüd tänasel päeval sõltumata nüüd sellest, kas tegemist on mobiilse internetiga või on tegemist juhtmega internetiga, mis sinna kliendi koju jõuab, siis ikkagi allalaadimiskiirused on kõikidel televisiooniteenustel läinud 10 megabitti peale. Aga see 10 megabitti on ka koduinternetide siuke minimaalne kiirus, väiksemat kiirust ükski operaator täna põhimõtteliselt ei paku. Ja Telia vaates täna on üks väike erisus, Telial puudub täna Samsungi ja LG telekate jaoks äpp. Väga optimistlike plaanide kohaselt Samsungi telekad saavad Telia TV äppi selle aasta lõpus. Ehk siis Android TV-ga televiisoritel Philipsid, Sonyd ja Xiaomi on näiteks veel telekatoote, kellel on olemas Android TV, et nende jaoks on äpp olemas, aga jah, Samsungi loodame selle aasta lõpuks äppiga valmis saada ja võimalik vaadata arvutis, Apple'i ja Android telefonides. 2 vaataja kohta on põhimõtteliselt kõikidel nendel nii elamusel, Go3-l kui Telia TV-l ja ka Viaplayl, millest ma korra juba ennem nimetasin. 2 vaataja kohta tähendab seda, et see on 2 samaaegset vaatamist, et kui üks vaatab siis seda televiisorekraanil läbi digiboksi või läbi rakenduse, siis teine kasutaja saab kasutades arvutit, tahvelarvutit või nutitelefoni. Ja ta ei pea selle samal aadressil vaatama, vaid ta on ka sinna samamoodi sisse loginud ja vaatab samamoodi. Go3-l on siis 1 nädal järgi vaatamist, Elisa elamusel on 1 nädal ja neil on ta juba hinnas sees, Telia TV-l on siis järgi vaatamine 2 nädalat, minipaketis salvestamine sees ei ole, suurematel pakettidel on siis ka salvestamisteenus juba hinnas sees. Et selline see televiisorite või teleteenuste ülevaade on ja natukese võib-olla ka turuosadest. Et siis see on nüüd selle 2023. aasta esimese kvartali seisuga, ehk siis Elisa ja Telia omavahel, see on see 1%, kord on Vestman peal, kord on Piibeleht peal, kord on Elisal, kord on Elisa peal. Et niimoodi me kahekesi rõõmsalt toimetame ja need protsendid kõiguvadki niimoodi 1-2% vaates, ükskõik millist kvartalit me võtame. Go3 turuosa on täna kuskil 12% ja Viaplays, kellest ma ennem rääkisin, on 9%. Siin on ka olemas täna päris palju kliente, kes kasutavad mitut teenust korraga.
Aga siin on, ütleme, ikkagi lähtub selles, milline see turuosa vaates on see, et mis sul see esmane pakkumine on. Sa võid ka Netflixi vaadata, aga Netflixi kasutajaid on täna kuskil Eestis 12–15%. HBO vaatajaid on kuskil 10%, aga üldiselt on inimestel ikkagi ka mingisugune televisiooniteenus olemas. Ja üle õhu teenusel, need on täna selle sama Elisa 39% sees, et neid nagu eraldi välja toodud ja nende osa on täna ka kuskil 10% juures, et kes täna ainult vaatavad oma antenni ja oma televiisoriga lihtsalt neid otsesaateid, nii nagu nad kavast tulevad. Liigume vaikselt edasi. Üks asi veel, mis mul läks meelest ära. Kui ma räägime televisiooniteenusest ja räägime mobiilsest internetist, siis teadupärast on ju mobiilses internetis tavaliselt pakutakse kliendile mingisugust mahtu. Kui me koduinternetist räägime, siis müüakse interneti kiirust ja ei piirata mahtu ükskõik kui palju sa sealt interneti poole pealt endale alla tõmbad. Keegi sul mahtu ei loe, aga mobiilse võrgu eripära on see, et see raadioressurss on alati jagatav ja seetõttu on siis mingisuguse mahuga piirangud. On sul 5 gigabaiti, 10 gigabaiti ja kallimates pakettides on ka täna piiramatu mahuga mobiilne internet olemas kõikidel operaatoritel, siis 1 tund televisiooni vaatamist võtab ära 1 gigabaidi seda mahtu. Et näiteks kui sul on 10 gigabaidine mobiilse andmeside maht, siis tund aega vaatamist on sul siis 10% läinud sellest juba. Kui 10 tundi vaatad, siis sul kuu maht on täis ja siis sa pead endale kas lisamahtu võtma juurde täiendavalt, mis on sipa kallim kui tava paketivahetus, ehk võib-olla mõistlik on vaadata juba endal suuremat paketti, kui inimene vaatab tihti mobiilses seadmes SIM-kaardiga televisiooniteenust, on ta siis tahvelarvuti või on ta siis nutitelefon. Kui klient vaatab televisiooniteenust oma koduses Wi-Fi võrgus, siis ta selle mahu alla ei lähe. Internetiteenused, nii nagu televisiooni vaates tõin välja 4 operaatorit, nii samamoodi ka internetiteenuste vaates tegelikult on meil olemas 4 operaatorit, kes siis täna neid optikavõrke ise välja peaaegu ehitavad. Ja alustan kõige viimasest, ehk siis niinimetatud vana Elektrilevi, mis uue nimega on siis Enefit Connect. Ja tema tegeleb siis täna optikaühenduste rajamisega sellistesse piirkondadesse, kus teised operaatorid kiiret interneti juhtmega ei paku. Ja Enefit Connect on siis võitnud 2 riigihanget. Seal on siis osaliselt natukese riigi raha. Suuremas osas tegelikult on tegemist Euroopa Liidu toetusrahadega just selle sama internetiteenuse pakkumisega nendesse piirkondadesse, mis jäävad sellisesse valgesse alasse, kus teised operaatorid ei plaani oma juhtmeid vedada. Ja Enefit Connect teeb seda tegelikult ka samamoodi, et kui kuskil piirkonnas on veel ikkagi need elektritraadid paljad, 2 traati või 3 traati, kuidas kellelgi maja juurde need paljad traadid tulevad, tuleb torm, puud kukuvad nende traatide peale, need traadid lähevad katki. Saaremaal oli hea näide selles osas siin aasta alguses. Siis Enefit Connect vahetab need paljad traadid siis elektrikaabli vastu ja koos selle elektrikaabliga toob ta sinna kliendi majani ka selle optikakaabliga, mis on põimitud juba sinna ühiselt sinna kimpu sisse, et põhimõtteliselt 2 korda eraldi nagu ehitustööd ei tehta. Okei, ja mõningates piirkondades on ka eraldi veel optikat toodud, aga ütleme täna pigem nad toimetavadki nii, et toovad juba elektrikaabli ja elektrikaabliga koos toovad ka nad optikaühenduse. Selline optikaühenduse rajamine või ehitamise hind on 199 €.
Enefit Connect lepib ennem selle piirkonnas, käib need kliendid läbi, kes soovivad liituda, tehakse siis liitumisleping ära. Klient saab ajastada seda, kas ta maksab ühe korraga või maksab see 199 € 6 kuu peale, saab ajatada ilusasti kenasti, tuleb ta koos Elektrilevi arvega. Ja Elektrilevi ehk siis seesama Enefit Connect ei paku ise internetiteenust. Tema teeb ainult valmisoleku, toob selle optikakaabli sinna majani välja ja siis on kliendil õigus võtta ette, millise operaatoriga tema soovib liituda, sest kõik 3 operaatorit on väga nõus seda niimoodi teenust pakkuma. Ehk klient saab valida, kas siis ta võtab Elisa internetiteenuse, võtab Tele2 internetiteenuse või võtab Telia internetiteenuse. Ja siis juba operaator ja Enefit Connect omavahel arveldavad siis selle, kuidas see klienditeenus sinna jõuab ja klient täiendavalt midagi peale selle liitumistasu Enefit Connectile maksma ei pea. Siis tuleb tavaline juba operaatori arve, nii nagu oleks see operaatori enda optikaühendus sinna kliendimajani. Ja kõikidel nendel operaatoritel on siis olemas seesama koduleht, kui me lähme ka Enefit Connecti või Eesti Energia Elektrilevi heal lapsel mitu nime ja leiame sealt selle sama toreda koha, kus on kiire internet, siis kiire interneti all ongi täpselt seesama aadressi kontroll. Timo, ma jagan seda materjali PDF-ina, et need samad lingid on olemas ja pärast kõik saavad ka neid linke klõpsata ja vaadata, mis seal taga on. Et ilmselt ma praegu ei hakka vist neid linke lahti hüppatama, aga materjali saame jagada ja saate siis neid linke vaadata ja kuidas on. Et kui klient tahab ikkagi endale internetiühendust ja juhtmega, ta ei taha mobiilset internetiühendust ja sinna kaablid mingisugused juba lähevad, on olemas, siis aadressi kontrolli järgi kõikide operaatorite puhul tuleb ka koheselt pakkumine. Sa saad sellise kiiruse, sellise hinnaga, tellitehnik ja paari päeva pärast on sul internetiühendus olemas. Kui me nüüd räägime Enefit Connecti poole pealt, siis sealt sa saad kontrollida küll jah, et kas sul see ühendus on olemas, kas see toimib, aga kuna neil oma tehnikut ei ole, et sa teedki liitumise, teed siis Telia, Tele2 või Elisaga ja siis selle tehnik tuleb siis mingi aja pärast jõuab kohale ja paneb selle optikaühenduse tööle. Meil on päris palju piirkondi üle Eesti, kus mitte ühegi operaatori kaabliühendus ei jõua sinna majani. Võtame need samad suvekodud, suvemajad, suvilate piirkonnad ja sellistel puhkudel on alternatiiviks on siis 4G ja 5G ühendused. Kuni eelmise aasta numbrini ehk siis 2022 olid valdavalt need 4G ühendused. Aasta lõpus said kõik 3 operaatorit ka 5G sagedused kätte ja pisitasa laieneb see ka 5G ühenduste arv ja need piirkonnad, kus siis saab pakkuda 5G ühendusi. Ehk 4G ja 5G ühenduste, kui me mõtleme, kuidas see kodune internet kohale kliendi juurde jõuab. 4G puhul on see, et kõikidel operaatoritel on mingid piirkonnad, mis on ülekoormatud. Lihtsalt nende tugijaamade maksimaalne läbilaskevõime on, ütleme, 100 korda väiksem kui ühe 5G tugijaama läbilaskevõime. Ehk ütleme, et kui meil kuskil piirkonnas on 10 talu, tugijaamas maksimaalne kiirus on 150, 150 jagame 10-ga, igaüks saabki oma kiiruseks 15 megabitti per sekund kätte. Ehk 4G maailmas jagunevad need kiirused kasutajate vahel ära. Ja siin ei ole ka midagi teha, teinekord ongi õhtusel ajal. Kõik on kodus, kõik vaatavad televisiooniteenus, kasutavad internetti, siis võib tekkida kõikidel operaatori võrkudes probleeme õhtusel ajal sellesama telepildi kvaliteediga või interneti kiirusega. Ja seal ongi see alternatiiv, et nendes piirkondades, kus on täna 4G võrgud ülekoormatud,
Need on siis need kohad, kus siis kõik 3 operaatorit kõigepealt lisavad neid 5G sagedusi juurde. Samades tugijaamades ehitatakse need ringi, pannakse tugijaama üles siis 5G need moodulid ja niimoodi saavad kliendid siis stabiilsema ja kvaliteetsema internetiühenduse. Ja siis tekib ka kliendil võimalus minna 4G ühenduse pealt 5G ühenduse peale, saada suuremat kiirust ja see maht on kordi suurem, et põhimõtteliselt 5G ühenduse otsas täna sellel 3500 sagedusel, 3500 megahertsi sagedusel ühe tugijaama otsas me saaks garanteerida hea korraliku internetiühenduse umbes 900 kliendile. Et sealt seda kiirust jagub, mida klientide vahel jagada. Tele2 on siis ainukene operaator vähemalt tänasel päeval, kes tegeleb küll mobiilse interneti rajamisega, ehk siis need samad 4G ja 5G tugijaamad, lisab juurde ka 5G sagedusi, kuid Tele2 väga ise optikakaablit maasse ei mata, ehk siis ka uusarenduste nende puhul tema sinna väga ei tule. Erinevalt siis Elisast ja Telias, kes rajab ise ühendusi ja kui kuskil piirkonnas hakkab keegi täna kinnisvara arendama ja teada on, et sinna tuleb mingisugune 30-40 uut elamist, on need siis eramajad, on need mingid ridalamboksid, siis täna Elisa ja Telia on päris kindlalt need, kes tulevad oma optikaühendusega juba sinna uusarendusse ja teevad juba selle ehitamise ajal selle valmiduse valmis, et see ühenduse otsad oleks olemas. Täpselt sama lugu on ka korrusmajades. Korrusmajades täna on ka sihuke väike operaator nagu Tallinnas toimetab ja väikestes piirkondades on veel sihuke, kes korrusmajades teenust pakuvad. Pärnus oma operaatorid, Kuressaares oma operaatorid. Aga ütleme, sihuke üle Eesti teenuse pakkujaid on see ikkagi Elisa, Tele2 ja Telia. Ja täna ütleme, optikaühendus ongi siis täna see, mis siis võimaldab täna kuni 1 gigast internetiühendust, kuigi sellist kiirust, mis täna ei ole otseselt ühelgi erakliendil vajadust. Et võib-olla niisugust 1 gigast internetiühendust vajavad online mängude tippmängijad, kellel on iga bitt arvel sellest kiirusest. Ja võib-olla ka siis niisugused suuremamahuliste failide kodus töötlejad, kes tegeleb kodus mingi videofailide töötlemise või fotofailide töötlemise programmide arendamisega, et mul on vaja neid andmemahte ja kiirelt liigutada. Et ütleme, täna enam levinud internetikiirus, mida kliendid tellivad, on 100 megabitti üles 100 megabitti alla optikaühenduse vaates. Telial on veel jäänud vanades piirkondades, kus vanasti olid ainult telefoniühendused, on jäänud ka alles vaskühendused, mis niinimetatud töötavad telefoniliini peal. Ja seal täna maksimaalne kiirus on ainult 200 või 100, sõltub sellest, kui kaugel nüüd klient sellest Telia jaamast on. Et Elisal ja Tele2-l vaskühendusi täna ei ole, aga Telia vaates me peame ka arvestama, et me igale poole täna ikkagi optikaga ei ole jõudnud ja see vaskühendustega. Ja me lähme täna vaskühendustega niipidi, et viimane jupp sinna kliendi juurde on see 800 meetrit, on see 600 meetrit, jääb ikka see 2 vasktraati, aga pigem me tuleme siis nende jaamadega sinna küla keskele lähemale või kuskile piirkonnas, Eestis on ajuskülad, me saame kuskile lähemale tulla, et need pikad vaskliinid saame kinni panna ja klientidele pakkuda tänu sellele siis kiiremat ka vaskühendust. Ma ütlengi, et maksimaalse kiirusega 200 ja mõningatel puhkudel 100 megabitt per sekund. Aga täna ükskõik, kui teha lahti ilma sisse logimata, ei pea üldse kasutama täna kliendi andmeid.
mine Telia lehele, mine Tele2 lehele, mine Elisa lehele, mine Enefit Connecti lehele, vali sealt rõõmsalt seesama tahan internetiühendust, sisesta aadress, maakohtades alustage aadressi sisestamist talunime järgi, näiteks Vana-Veski, Kohtru küla ja juba ta leiab sellest andmebaasist, aadressi andmebaasist koha üles ja pakub siis välja, kas sinna saab juhtmega ühendust, kas sinna saab 4G ühendust või saab sinna juba 5G ühendust. Et kõikide operaatorite vaates või kui ühenduse see tehnoloogia ei ole tähtis, siis pigem võib-olla on tähtis seesama interneti kiiruse number, mida ta seal kuvab. 10 megabitt per sekund kiiruse vaates oli siis see minimaalne, mis on televisiooni vaatamiseks. Kui mul on 2 televisiooni vaataja kohta kodus ja tahan samaaegselt vaadata, mõlemad tahavad suurel telekaekraanil seda televisiooni vaadata, siis me peaks selle 10 korrutama 2-ga, näiteks siis on minimaalne kiirus juba 20. Kui mul on 3 vaataja kohta või 4 vaataja kohta, siis 4 vaataja kohaga minimaalne kiirus 40. Kui keegi tahaks veel interneti kasutada, ma ei tea, laps teeb kodutöid või midagi sellist, siis peaks olema interneti kiirus juba vähemalt 50 megabitti allalaadimiskiirus. Et iga televisiooni vaatamine võtab seda interneti kiirust väiksemaks 10 võrra. Ja see ei ole seotud selles mõttes tehnoloogiaga, see toimetab samamoodi optika vaates, see toimetab täpselt samamoodi vasskaablite vaates ja see toimetab ka mobiilsete internetide ühenduste vaates, on ta siis 4G ühendus või 5G ühendus. Kui mõni küsib, et miks siin 3G ühendust ei ole ära toodud, siis ütlen sedapidi, et 3G ühendustega on põhimõtteliselt see ja järgmine aasta ja kõik 3 operaatorit panevad oma 3G võrgud kinni. 3G võrgud tulid siin 2005, 2006, 2007 hakkas võrkude arendamine peale. Tänaseks päevaks 3G oma kiiruste ja võimaluste poolest on aegunud väga suure energiatarbega, ehk need tugijaamad vajavad kõvasti rohkem vooluenergiat kui siis 4G või 5G tugijaamad ja seetõttu ongi Telia on täna välja öelnud, et tema paneb 3G võrgu kinni selle aasta lõpuks ja Tele2 ja Elisa ilmselt siis aasta 2024 lõpuks panevad samamoodi kinni. Pärnumaa Telia vaates on juba üle viidud, 3G on kinni, kliendid kasutavad 4G ja 5G ühendusi. Läänemaa oli kõige esimene, kus siis mindi üle 4G ja 5G ühendustele. Järgmine on Harjumaa, Tallinn ja vaikselt niimoodi maakondade kaupa neid tugijaamasi välja lülitatakse 4G, 3G omasi. Et siis asemele pakkuda 4G ja 5G-d. Ja võib-olla on ka kuuldud sellest, et kellel oli ka vana 3G telefon, sellest kohe jõuame siia teemani, aga veel natukese sellest mobiilivaatest ja nendest 3G võrkudest. Et oleme kliente teavitanud, saatnud neile meili peale, saatnud sõnumitega teavitusi, et teil on vanem telefon, see vajab väljavahetamist. Tulge esindus, osad telefonid on niisugune 1-1 põhimõtteliselt tule ja võta nuputelefoni vastu või ka siis mingit, kui inimene soovib minna nuputelefonit üle, nutitelefoni poole peal üle, siis on olemas ka soodustused, too vana telefon ja saad uue telefoni soodsamalt. Päris ilma ühenduseta ükski klient ei jää, see puudutab nüüd ka seda järgmist aastat, kui teised operaatorid hakkavad 3G kinni panema. Aga selles mõttes 2G võrk jääb alles ja kõnede jaoks jääb ka 2G võrk alles. Et selles mõttes inimesed ilma ühenduseta ei jää, kui mõni avastab, et kuule, ma ei ole nüüd selleks kuupäevaks oma telefoni jõudnud välja vahetada või ununes ja midagi, mis nüüd juhtub, mitte midagi. 2G võrgus saab kõnes edasi teha.
aga lihtsalt peab arvestama sellega, et 2G võrgus ei saa kasutada internetti. See on lihtsalt selline väike nuanss selle juures. Nüüd kõik operaatorid panustavad interneti turvalisusele, sellepärast, et ma ei tea, lugedes Postimehes, Delfit, ükskõik milliseid uudiseid, Päevalehes olnud jutud sees, Õhtulehes jutud sees, kuidas jälle kellegilt peteti välja 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Kuulge inimesed, kui teil on see raha olemas, mõelge ka natukese selle peale, kellega te neid rahasi jagate ja kuidas te neid jagate. Et mina ei usu mingisse sinisilmsesse armastusse üle interneti, kui sa inimest pole näinud ja temal tekivad ka kohe mingisugused rahalised probleemid. Et ma tahaks kangesti Eestisse tulla, aga näed, mul oleks vaja mingi 5000 reisiraha või 10 000 reisiraha, et see on kuidagi nagu esimene see ohumärk, mis nagu põlema läheb. Pluss need toredad kunagised vanad Nigeeria petukirjad, et on pärandus ja pärandusest on võimalik osa saada, kui et sa saaksid 1 miljoni, anna mulle natukese ja siis natukene ja natukene. Ja lõpptulemusena tegelikult ei saa keegi seda raha ja te olete oma rahast ilma jäänud. Et seetõttu ongi need samad toredad, mul on pealkirjad jäänud väikseks ja sisu suureks, aga ei ole hullu. Kõikide nende internetiteenustega, mis eelmisel lehel oli, siis pakuvad operaatorid juurde täiendavalt turvalist teenust. Elisal on ta netivalvur, Tele2-l on siis kodune ja äriinternet, kannab nimetust turvaline internet ja Telia pakub siis eraklientidele Telia Safe'i nimelist teenust. Äriklientidel on tegelikult olemas juba Telia vaates nii turvanet kui seadmenet, kus siis tegelikult kogu liiklus käib juba läbi tulemüüri, aga räägime täna siis pigem eraklientide teenustest, mitte äriklientide teenusest. Et Elisa netivalvuril on siis viiruse pahavara tõrje. Kui sattuda kuskil lehele, internetilehele, kus hakkab küsima mingisuguseid andmeid ja see leht on siis operaatori vaates juba pandud sellisesse ebaturvalise lehe staatusesse, siis see veebibrauser hoiatab, tegemist on ebaturvalise lehega, oled sa kindel, kas sa sinna lähed. Ja inimesel on 2 võimalust, kas lähen või ei lähe. Täpselt sama loogika puudutab Telia Safe'i ja täpselt sama loogika puudutab ka Tele2 seda turvalist internetti, sisestades veebibrauserisse. Kas te teate, mis on veebibrauseri eestikeelne nimetus? Kui keegi teab, pange palun chati kirja. Kuidas nimetatakse veebibrauserit eesti keeles? Ma praegu välja ütlen, ma ütlen siis pärast välja, et kui siis sattuda sinna, ei ole lehitseja, ei ole lehitseja. Sirvik, tubli, Nancy. Tegemist on siis veebisirvikuga, on siis ametlik eestikeelne termin. Ja kui ma satun, siis toksin juba sinna samasse sirvikusse või veebibrauserisse selle aadressi, siis kõik need hoiatavad, et tegemist on ebaturvalise lehega. Andmebaasid on võib-olla sipa erinevad ja andmebaasid uuenevad võib-olla erineval, kuna teenusepakkujad kõigil erinevad. Aga igal juhul hoiatus tuleb, kliendil on 2 võimalust, kas ma lähen tagasi või lähen oma vastutusel edasi. Digiturvalisus teadlik inimene võiks nagu ikkagi selle enne mõelda, kui kas ta läheb sealt edasi või ei lähe edasi, aga pole midagi teha. Liikumine omal vastutusel, aga ei soovita ikkagi. Siis on seesama netivalvur töötab siis seadmetega, mis asuvad koduses wifi võrgus. Töötab nii sülearvutiga, telefoniga kui nutiseadmes ja eraldi pakett on nutitelefonide jaoks. Täna soodustus 2 esimest kuud on tasuta. Telia2 turvaline internet sisaldab siis ühte
lisaseadet, mis tekitab koduse võrgu Wi-Fit. Sul on ruuter ja ruuteri otsa pead sa siis panema kaabliga veel Plummi, niinimetatud tootja on Plummi seade ja siis Plummil on see oma tarkvara, mis siis kontrollib neid, kas ma lähen turvalisele veebilehele või lähen ebaturvalisele veebilehele. Mõningatel puhkudel blokeerib liikluse ära, mõningatel puhkudel ta blokeerib ka andmete edastuse, et ta ei luba mul andmeid edastada, küsitakse mingit sisselogimiskoodi asju, siis ta lausa blokeerib need asjad ära. Ja see HomePass rakendus on juures, annab ka ülevaate, kui palju keegi on interneti kasutanud, mis päeval, mis kellaajal ja selle alusel saab ka kasutajate järgi teha siis reeglid. Näiteks lapsele kasutamine, lapsel on 8-2 on koolis, tuleb koju, kohe võib-olla arvutisse ei saa. Näiteks 4-6 on temal interneti kasutuse aeg, saab ära määrata. Teine laps on natuke suurem, temale saab pakkuda teise aja. Ehk igale kasutajale saab tekitada. Samuti saab blokeerida osasi lehti ära, et ei luba näiteks last YouTube'i vaatama või TikTok'i kasutama, kuidas kellegi kodus lapsega reeglid on. Samamoodi jälle, et see puudutab puhtalt kodust Wi-Fi võrku, kõik seadmed, mis koduses Wi-Fi võrgus on. Kui kasutusel on siis seesama mobiilne andmeside, siis Tele2 ja turvaline internet seda mobiilset andmesidet ei aita niipidi. Ja kui kodu on suurem kui 50 ruutmeetrit, siis üks Plummi seade ei kata kogu kodu, vaid siis on võimalik laiendada neid, võtta teine juurde või kolmas juurde. Et niipidi on võimalik ka suurem kodu ära katta selle Wi-Fi, ta tekitab parema Wi-Fi ühenduse ja pakub siis kõikides kodunurkades põhimõtteliselt ükskõik, kus see tuba asub või on, ka seda sama turvatunnet rohkem juurde. Ja Elisa netivalvuril on siis seesama eraldi pakett nutitelefonide jaoks, kus saab siis lapsele tekitada ka selle mobiilse andmeside vaates samasugused ühesed reeglid, millistele lehtedele, põhimõtteliselt võimalik teha 2 listi, kas valged leheküljed või blacklist, mustad leheküljed. Mustad leheküljed on need, kuhu laps ligi ei lasta ja teistele lehtedele igale poole laps saab ligi või teine variant, et ma teen whitelisti ehk siis valge nimekirja, sinna ma lihtsalt kirjutan kõik need veebilehed, kuhu lapsel on lubatud minna. Ma ei tea, on ta tahvel või on ta e-õpe või on ta stuudium ja mis mingisugused vajalikud lehed veel, kus laps oma koolitöö või oma hobi või huvidega on lubatud minna. Ja Telia Safe on siis täpselt samamoodi üks ühine rakendus nii nutiseadmele, arvutile või tahvelarvutile. Seal on siis kas 1 seadme või kuni 25 seadme litsentsid ja täpselt samamoodi on kõikidele seadmetele nüüd sõltumata sellest, millist internetiühendust ta kasutab ta Wi-Fi ühendust, kasutab ta mobiilset andmesidet, siis reegel kehtib ikkagi ühtemoodi. Ajareegel, mis kellal on interneti kasutus lubatud ja täpselt seesama turvaliste veebisaitide nimekirja loomise võimalus, kuhu saab, kuhu ei saa ja mingisugune samamoodi blokeerib juba ebaturvalised lehed. Oi, ma avastasin, et sõna ebaturvaline kirjutatakse teistmoodi. Ma parandan need ära ennem, kui ma need laiali saadan. Telia Safe'i juures 3. rida blokeerib veebilehed, mis on ebaturvalised. R-täht on läinud nihkesse, loed küll 3 korda, aga näed, ikkagi oma materjali ei saa. Avastad pärast tagantjärgi. Ja netivalvuri puhul siis Elisa vaates on 2 esimest kuud tasuta. Telia Safe'i puhul täna hetkel pakkumine 1. kuu tasuta ja Tele2 puhul siis, kuna teenus, mida klient koju saab, on turvaline internet,
siis tema on see üks komponent sellest Tele2 internetist juba, et selle eest nagu eraldi lisatasu maksma ei pea ühe plummiseadme eest. Teine, kolmas plummiseade minu arust oli vist 3 eurot tuli täiendavalt juurde, kui on vaja kodu laiendada, et wifi igale poole ulatuks ja kodu suurem on, siis see tuleb lihtsalt nagu seadmete laiendusega täiendavalt juurde. Ja mobiiltelefoniga välismaal. Ahah, siia alla ma panin see lihtne meeles pidada, 1 tund videostriimimist on 1 gigabait andmemahtu, et kui teil on mingisugune mitte piiramatu andmemaht, vaid 5 või 10 või 20 gigabaiti, siis see on see, mis 1 tunniga 1 giga ära sealt võtab. Kõigil on erinevad mingisugused pakkumised, ulmepakett Elisal, ekstra pakett Tele2-l ja Telial on siis täna 2 sellist lepingulist paketti, on mobiilne elu ja diil. Siis mobiils ma hakkan seekord Telias peale ja räägin pärast teised järgi, kui ma ennem olen hakanud teistest operaatoritest peale. Mobiilses elus on täna suurim erinevus, kui me räägime Elisast või Tele2-st. Kõikidel paketidel teadupärast on ju alati 2 asja, üks on see kõnede pool, täna valdavalt kõikides pakettides on see kõnede arv piiramatu, SMS-ide sõnumite saatmine piiramatu, aga andmemaht on täna piiratud, see on seesama 4G teema, mobiilse andmeside teema, et see ressurss ei ole piiramatu ja seetõttu ongi ikkagi jätkuvalt jäänud mahupiirangud peale. Kiirust ei piira täna keegi. Kiirus piirdub siis selles mõttes, mida rohkem kasutajad, seda väiksem kiirus tuleb tegelikult tugijaama all ja see avaldub lihtsalt selles, et sa ei saa maksimaalselt kiirust kasutada. Aga mobiilse elu puhul on siis see, et see üks maht on nagu perepakett põhimõtteliselt. Kui ma võtan näiteks 10 gigase paketi, siis ma saan seda 10 gigat jagada ära 5 kasutaja vahel. Ehk siis isa, ema, 3 last, kõigil on siis üks andmeside pakett ja siis see, kelle nimel on pakett, see saab siis iseteeninduses nende liuguritega mängida, kui palju ta kellegile mahtu annab. Kui ka see on ka üks võimalus, kui ta lapse interneti kasutus piirata, sa piirad tema mahtu. Maht on täis, nüüd vaata, kus sa oma mahu oled pannud, mida sa oled kasutanud, ka mingil määral võib-olla distsiplineerib lapse käitumist. Elisa ulmepakettides ja Tele2 ekstra pakettides on siis põhimõtteliselt seda ühte mahtu on võimalik jagada sinu põhinumbri ja mingi lisaseadmega, lisaseadmeks siis tavaliselt on mingi nutikell, et mul on telefonis ja nutikellas üks andmeside pakett, kord kasutan telefoni ja nutikella, kord kasutan neid koos. Et siis nendes vaates on see, et ma saan oma enda 2 seadme vahel seda jagada või kasutan telefonis ja kasutan sülearvutis näiteks. Et siis niipidi on võimalik ka jagada, aga ütleme perekonnaliikmete vahel või ühises paketis olevat muud moodi jagada ei saa. Pakettides on veel erisus, sõltub nüüd riigist, kus riigis keegi käib, kus riigis keegi kasutab. Et Euroopa Liidu jaoks on oma maht ja ütleme ka piiramatus paketis ei ole ühelgi operaatoril see, et Euroopa Liidus on see võimalus, et kogu mahtu saad kasutada. Et pigem on see nii, et ta on kuskil niisugune 2/3 mahust, et 10, 20, 40 juures on see maht siis kuskil 5 või 10 või 12 gigabaiti, mida saab Euroopa Liidus kasutada. Ja väiksed erisused on veel, et mobiilses elus on siis seesama maht kasutatav kõigis Balti riikides ja Skandinaavia riikides. Kuna Telia on operaatoriks kõigis Skandinaavia riikides ja samuti Eestis, Lätis, Leedus, siis põhimõtteliselt sa nagu koduvõrgus toimetad ja kasutad, sul ei ole piirangud selle mahu osas, nii nagu Euroopa Liidus on. Kui ma käin põhiliselt Eesti, Läti, Leedu, siis see näiteks 20 gigane maht ongi kasutatav mul kõigis nendes siis Eesti, Läti, Leedu
Soome, Rootsi, Norra, Taani. Ongi 7. Island ei ole. Ja kõrvalt vaadates siis Elisa pakub piiramatu maaga paketti, on siis Eesti, Soome ja Põhjamaad. Ja Euroopa Liidus täpselt sama loogikaga nagu Telias. Ja Tele2-l on siis niisugune huvitav, et piiramatu mahuga on 2 erinevat paketti. Üks on siis Eesti ja Baltikumi kohta ehk Eesti, Läti, Leedu on piiramatu mahuga. Ja teine variant on siis Eesti ja Põhjamaad on piiramatu mahuga. Et sellist, mõlemas variandis piiramatu mahtu ei ole, et saan Lätis kasutada ja saan Soomes kasutada. Samas Tele2 oma piiramatus pakub ka juurde veel siis seda sama Go3 filmipaketti. Seal ei ole küll telekanaleid, ei ole spordikanaleid, kes siis rallit tahab näiteks vaadata või mingid muid spordialasi, korvpalli näiteks, mis on Go3-s TV3 spordi all olemas ja Sport2 all olemas, siis neid kahjuks ei näe, seal on ainult filmipakett. Ja kolmandate riikide vaates on siis päeva ja nädala pakett ja mõningatel riikide puhul on ka olemas kuupakett, et kui sa juba pikemaks ajaks oled Türgis, et siis sa saad, see on nii, nagu sa sinna kolmandasse riiki jõuad, tuleb operaatorilt sõnum, et kui sa siin andmekasutust tahad kasutada, siis palun telli endale siis päeva ja nädala pakett. Muidu see andmekasutus läheb ikkagi suht kalliks, kui hakata arvestama seda megabaidi põhist hinnakirja, mis seal kuskil riigis on. Et selline kahjuks see maailm on. Euroopa vaates on meil kõnehinnad, minutihinnad, need kõik on täna allapoole läinud. Andmemahud on suuremaks läinud. Ja seetõttu on vähemalt Euroopa Liidus liikumise vaates see maailm niisugune mõistlik ja tore. Elisa pakab oma mobiilsetes pakettides ka reisikindlustust veel täiendavalt juurde. Et igaüks natukese mängib oma selle mobiilse paketiga, et mis see kliendi jaoks, kliendi vaates võib-olla see kõige olulisem pool on ja mida ta võib-olla tahab rõõmsamalt. Mis on nagu tema vajadustele lähtub, kas ma tahan filme vaadata kuskil, kas ma saan omale reisikindlustuse, kui ma olen palju liikuja, või siis ma valin selle järgi, et mul on, kus ma liigun. Baltimaades, Skandinaavia maades on ta ühise mahuga, et sellised erisused nendes mobiilsetes pakettides on. Telial on olemas ka veel Tiil, ehk selles mõttes Tiil on küll nagu omaette operaator, kuigi ta kuulub Teli alla. Aga Tiili puhul on võib-olla väiksed mõningad piirangud, ei ole sellist andmemahu jagamist erinevate kasutajate vahel. Võib-olla hinna poolest mõni pakett on natukese soodsam. Ja kõik operaatorid pakuvad tegelikult ka kõnekaarti. Mina ei tea, ma ei oska väga öelda, kes on see klient, kes peaks olema kõnekaardi kasutaja. Sellepärast, et kõnekaartide vaates on see, et sa pead, kas siis igakuiselt või kui sul see summa hakkab vähenema, peaksid sa tegema omal selle jälle ettemaksu, et kõnekaart töötab alati ettemaksu põhimõttel. Et pigem võib-olla niisugused ühekordsed ostan, müün ja vahetan tegevused, et kui ma ei taha oma mingit põhinumbrit ostu-müügi kuulutuse juurde panna, et siis sellisel puhul inimesed kasutavad pigem seda kõnekaardi teenust. Võtsin selle numbri, tegin selle ostu-müügitehingu ära, unusta see kaart ära ja unusta see number ära. Et võib-olla niipidi on see kasutamise vaade, et inimestel, ma tean vähemalt meile, kuidas kõnekeskusse kõned sisse tulevad, on see, et inimestel läheb meelest ära, ta pidi oma kõnekaardi numbrile peale maksma, juurde maksma seda tasu. Kas ta saab, kas ta see number jääb alles, ta on seda numbrit jaganud. Et kui tegemist on lepingulise numbriga, siis ju arveldus käib järgmisel kuul. See kuu kasutad, järgmise kuu alguses saad oma arve ja maksad ta kuu keskpaigaks ära ja niimoodi sa täna toimetad. Ehk sellised need tegevused on.
ja meil on rõõmsalt tund aega läinud selle operaatorite teenuste võrdlusena või võrdluste väljatoomisena, mida kõik 3 operaatorit pakuvad ja mille poolest nad võib natukese erinevad. Aga ma tean, et raamatukogud on just need samad digiteadmiste edasiandjad ja kliendinõustajad ja kliendi abistajad, käivad kliendid tegemas oma esimesi samme teie arvutite taga, nõustate neid, nad saavad oma arvuti. Need arvutid tuleb kuidagi käima saada, need kliendikontot teha, e-posti kasutamine, võib-olla see, ma olen kuulnud väga paljude inimeste poole pealt raamatukogude vaates just samamoodi on jõulud, kingitakse vanavanematele telefon, tahvelarvuti ja siis on jaanuari-veebruarikuu käes ja tulevad need inimesed raamatukokku, võetakse seda karbist välja ja proovitakse koos see uus nutiseade tööle saada. Et ma arvan, et väga paljud teie hulgast ilmselt noogutavad muga kaasa, sest see ongi see lähim koht. Lastel on täna võib-olla väga kiire, toimetavad. Näed, ja mul on küll samamoodi ema-isa jätkuvalt 80-aastased ja toimetavad ka vaikselt digimaailmas, kasutades arvuteid, kasutades nutiseadmeid. Oleme ka samamoodi õega kinkinud neid seadmeid. Ja meil on küll see aeg olemas, et kui me oleme see seadme sinna andnud, me ennem ära ei lähe, kui vähemalt näeme, et ema-isa on selle uue seadmega juba natukese harjunud. Ta ei karda sinna neid nupuvajutusi. Ja võib-olla ka mõne inimese puhul on see, et peab olema lihtsalt kõrval see hea. Jaa, ta saab väga hästi hakkama, aga lihtsalt sa pead teda kiitma natukese, noogutama peaga ja vajuta just sinna, mine sealt sammukene edasi. Ja sa juba kasutad seda rakendust, sa juba saad hakkama ja need asjad ongi. Lihtsalt inimene võib-olla vajabki aega natukese seda kinnitust oma tegevustele. Uus asi, mine tea, äkki lõun ära, äkki läheb midagi katki. See on nagu kõige suurem hirm ilmselt nende inimeste vaates. Aga lihtsalt sihukest nõustamist ja noogutamist, väga tubli, vajutab nüüd, vaata, mis järgmine on. Mis sul seal kastikeses kirjas on, mida ta sinu käest küsib? Mul üks hea Tartu koolitaja on alati öelnud nutiseadmete kohta. Nutiseadmed saavad täna väga hästi hakkama ilma teie abita, aga nad vahetevahel küsivad teie seisukohta. Kuidas ma selle rakendusega toimetan? Kas ma luban kaamerat, kas ma luban kontaktide ligipääsu, milline on sinu kui kasutaja seisukoht? See rakendus töötaks ilma nende küsimata ka väga hästi, aga lihtsalt rakenduse sees küsib rakendusõigusi ja õigusi annab ikkagi mitte telefon, vaid annab kasutaja. Et jah, rakendused saavad ilma inimeste nõusolekuta väga hästi hakkama. Samas peab mõne rakenduse puhul jälle natukese mõtlema, et kas näiteks taskulambi rakendus vajab kontaktide ligipääsu. Mida teeb taskulambi rakendus kontaktidega, e-postiga või kalendriteavitustega? Et see on juba nagu sihukene väike hirmu koht või ilmateade, miks ilmateade peab kontaktidele ligi pääsema või mingitele muudele failidele, mis teie nutiseadmes on. Et kõikide rakenduste puhul, eriti just Google Playpoest alla raadides, on rakenduste õiguste koht täiesti olemas ja ta näitab ära, milliseid rakendusi või milliseid õigusi antud rakendus vajab, et see rakendus töötaks. Ja seal on juba see ohukoht, et miks on siuksed mõningad küsimused. Täna Google on tegelikult teinud väga head tööd ja selliseid pahavaralisi rakendusi kõvasti vähemaks võtnud. Apple'i vaates, Apple'i iPad'i kasutades või Apple'i iPhone'i kasutades, Apple kontrollib enne, kui see rakendus üldse sinna poodi ülesse läheb, võtab Apple selle rakenduse üksipulgi lahti ja kui seal on mingi raha küsimine, kui seal on mingit õiguste küsimine, mis ei ole antud, siis selles mõttes ma võin öelda, et Apple'i seadmetesse alla laetavad rakendused on veidi turvalisemad kui Google'i Playpoest alla laetatud rakendused. Kuigi ka Google liigub täna suurte sammudega sinnapoole, et need rakendused oleksid turvalisemad. Ma ei tea, kui palju teist on täna Telia kliendid,
aga me oleme teinud nii klientidele kui tegelikult ka teenindusele sellise toreda abivahendi, mille nimi on online abi. Ja selle sama online abiga on siis koondatud kõik meie need pakutavad teenused, seadistamised, abid ühele lehele ehk ma lähen Telia kodulehele, võtan siit samast abi ja kontaktid ja siin ongi abi ja juhendid ja avaneb see sama tore lehekene. See on arvelduse pool, sinu teenuste pool, tehniline abi ja kõik sinu e-poega seotud sinu tellimused, kaugel sinu kaup on, kaup ei sobinud, tahan ära vahetada. Et ma võtan selle veebilehe lahti ja vaatame seda koos. Ahah, ma tõstan ta kohe teise aknasse ja lähme siit edasi. Ehk siis see sama abi ja kontaktid, abi ja juhendid ja oleme täpselt selle sama koha peal. Arvelduse poole pealt arveseaded, arveinfo, võlgnevus ja ettemaks, järelmaks, kõned, eristus, arve vaidlustamine. Kõikidel, mis on arvetega seotud, need on isikuandmed. Siin lihtsalt lahti klikates, kui ma ei ole sisse loginud, siis esimene samm ongi logi sisse ja siis sa saad oma arvet vaadata niimoodi, et lihtsalt kuidagi isikukoodi ja selle järgi neid andmeid lihtsalt niisama välja mitte kellelegi ei anta. Et see tahab ikkagi isikustatud turvalist sisse logimist, kasutades mobiilideed, kasutades Smart-ideed. Noh, ega täna väga vist rohkem võimalusi ei ole sisse logimisteks, pangakaarte minu arust vist täna enam pangad, neid pangakoode vist enam ei kasuta. Okei, ja panga puhul see PIN-kalkulaator on ka veel täna veel üks võimalus kasutuspanga sisse logimist. Teenuste vaade täpselt sama viib sinna samasse mulle liitumine, paketi haldamine, lisateenused, kontrollin ja seadistan ja välismaal kasutamine ehk siis see sama roamingu pool. Arvelduse pool, mis on hinnad, mis on seal. Noh, interneti pool liitumine, paketi haldamine, minu lisateenused, kontrollin ja seadistan. E-poe vaade, seadmed e-poes, seadmete tagastamine. Väga hästi on kasutusele võetud see sama, et vaheta oma vana seade uue vastu. Sisestades vana seadme mudeli, seadme email koodi, siis tegelikult toimub ka niisugune esmane hindamine, et meil veebis ja kirjelda ära, kas su klaas on terve, mingisuguseid koledaid vigastusi ei ole, siis vana seadme tagastamisel me saame pakkuda kliendile uue hinnas soodustust. Aga millest ma pigem kõige rohkem räägiksin, on see sama tehniline abi ja seadmete pool. Kui ma võtan seadmed, kas mul on tegemist mobiiliga, kas mul on tegemist tahvelarvutiga, kas mul on tegemist nutikellaga, noh, ruuter ja digiboks ka, need on nagunii ehk meie seadmetega seotud asjad, aga mobiilivaade, mis telefoni ma kasutan, kas mul on Nokia telefon, kas Sony telefon, ehk enam levinud telefonide vaates on kõik andmed, asjad olemas. Täna Eesti turul ükskõik millise operaatori võrgus me võtame, vaatame 80% seadmetest on kas iPhone või Samsung kokku kahe peale. Ja teiste osakaal on sipa väiksem. Noh, kokku 20%, kui me võtame need ülejäänud ja need on kokku 80%. Võtame näiteks Samsung. Ma saan kontrollida teenust, kuidas leida kadunud seadet, kuidas laadida alla rakendust, kuidas panna tööle mobiilne internet, kuidas roamingus andmeside sisse või välja lülitada. Lähen sinna, ma ei tea, äkki ikkagi peaks selle reisi ajaks selle andmeside välja lülitama, äkki tuleb mul liiga suur arve, ehk kõik sellised kuidas variandid, noh, et aidata, kuidas teha tagavarakoopiad, kuidas rakendusi kasutada, kuidas seadistada midagi, võtame kas või näiteks see sama, kuidas roamingus andmeside sisse välja lülitada. Milline operatsioonisüsteem mul on, kas mul on vana Android 7, Android 11, Android 10 või on kõige uuem Android 13, võtame mingi vanema, okei, mul on tegemist Android 11-ga.
Ekraanipildid on kõikide puhkudel, telefonidel erinevad, kõikidel operatsioonisüsteemidel on ka see menüüs liikumine veidi erinev. Kuidas laadida alla rakendusi, kuidas seadistada e-posti, kuidas panna tööle mobiilne internet, kuidas roamingus andmeside sisse välja lülitada. Võtame selle sama vaate. Täpselt see sama step by step koos ekraanipildiga on see liigutused täpselt meil siin olemas. Kuhu lähen, liigun seadete poole, valin ühendused, valin mobiilivõrgud. Ehk see juhend on olemas, ei pea välja mõtlema, kliendil on mingisugune teistsugune telefon. Androidi maailmas need loogikad peaaegu on enam-vähem ühesugused. Aga kuna ma ütlesin, tootjate vaates on meil siin ju need enam levinud kõik seadmed, mis täna turul pakutakse ja need ei ole üldse operaatori põhised, need on ikkagi tootjapõhised. Et see andmeside välja lülitamine ei sõltu sellest, kas siin telefonis on Telia SIM-kaart sees või on siin Tele2 SIM-kaart sees või klient kasutab Elisa kaarti. Et see maailm on kõik ilusasti ühtemoodi. Keela rändlus, ma lülitan ta siis sisse või välja. Nüüd on välja lülitatud. Ja kas oli juhendis kasu või olnud, et kogu see maailm 7 sammu täpselt on siin ees ja siin on ka need mudeli nimetused, millel täna on juba Android see peal ja milliste ekraanipilt on täpselt samasugune nendel mudelite vaates. Tootjate vaates võtame siis, ma ei tea, võtame mingi teise, võtame näiteks Huawei, mis on ka suht levinud. Valime Huawei telefoni, Android 12, kuidas seadistada e-posti rakendust. Milline mul on, kas online.ee, suhtlus, Gmail või mingi firmanimeline, eraklient tavaliselt on Gmaili variant. See sama, täpselt samamoodi, samm-sammult on kõik need tegevused olemas. Te ei pea kuskil paberjuhendit tegema. Te saate kliendiga koos kas või võtta need tegevused ära ja käia koos ülesse. Loomulikult parooli peab sisestama klient ise. Mina ei oleks siin see, kes ütleks, et andke ma aitan teil parooli sisestada. See on see sama puhtad personaalsed andmed klient ja te võite kliendile pakkuda paberit pliiatsid või võtke oma märkmik välja, las ta paneb selle parooli. See on meie enda esinduste niisugune tore ajalooline vaade ja kõik need toredad asjad. Et mingitel põhjustel klient tuleb 2 aastat hiljem esindusse. Tere, teie aitasite mul selle Google'i konto siia telefoni panna. Mis minu parool on? Teil ju on ju siin kuskil see vihikus saatel olemas, kus on teil kõikide need meilikontod ja paroolid olemas. No ei ole meil sellist asja mitte kuidagi moodi. Ja ma arvan, et võib-olla ka mõni klient on teile tagasi pöördunud samamoodi, et mis mul see parool oli või kus mul see parool oli. Et siin on tegelikult need tegevused olemas ja parooli koht on ikkagi see, mida klient peab ikkagi ise seadistama ja sisestama, et selle puhul me peaks ikkagi sel hetkel need kõrvale pöörama ja kliendi laskma need rahus ära tega. Ja sealt, mis edasi läheb, mingid kinnitused, asjad. Ja minu soovitus ongi ikkagi see, et mina olen pigem see hea abiline seal kõrval, kes võib-olla seletab lahti need liigutused, mida me selle koha peal hetkel teeme ja miks ta seda minu käest praegu see telefon küsib ja mis seal on ja mida ma pean seal sisestama. Aga inimene peaks ise ikkagi oma need turvasõnad ja paroolid ja need kõik asjad see ikkagi ise ära valima ja tegema. Vot nii. Ja tootjate vaates on täpselt siis sama OnePlus või Sony või ükskõik, mida me võtame. Kõikide telefonide vaates on meil Sony veel Android 13 väljas ei ole, kui 13 tuleb ka siia. Ehk ka vanemate nende Android piltide vaated ja kõik need asjad on olemas. Kuidas taastada tehase seadeid, kuidas telefoni leida, kuidas paigaldada tarkvara uuendust, kuidas aidata Wi-Fisse ühendada, et kõik need juhendid on täpselt samamoodi, täpselt samm-sammult ilusasti olemas.
ei ole vaja jälle paberi peale trükkida ja need asjad saab kõik ilusasti siit ära teha. Ma loodan, et sellisest abivahendist on teil kasu ja te saate kasutada ja ma ütlen, et kuna ta on niisugune sooneutraalne või operaatori neutraalne, et siis need erisusi põhimõtteliselt selles vaates ei ole. Pigem erisused tulevad seadmete vaates, et erinevatel aegadel välja lastud, tootjate poolt välja lastud nutiseadmed on lihtsalt menüü vaates erinevad. Ja nüüd oleks väike palve. Vahepeal võtame, saate menti lahti teha, saate QR-koodi ekraanilt kuvada. Ai, ma pean ise menti lahti ka tegema, vabandust, sorry. Saan ka siia näidata seda samat QR-koodi ja siin on see kood ka kenasti olemas. Jätaks selle ekraani peale ja esimene on siis see, et saame ühe kena sõnapilve siit kokku. Saate panna 2 rõõmsat sõna, mis te arvasite, et teile tänases selles 1,5 tunnist, mida ta andis, mida sain täna teada, mida eile veel ei teadnud. Panete lause, panete sõna, mis teile meeldib ja vaatame, mis meil sõnapilvest siit kokku tuleb. Ja samaaegselt äkki me võtame siin kätte need küsimused, Timo, ja proovime ka teile vastata. Saate vaikselt siin toimetada ja sõnapilve kokku panna ja vaatame need küsimused üle. Timo, võtad sa ette vaikselt? Nii, jah, ma vaatan siit, mida siia chati vahepeal kirjutatud on. Kas väljaspool Euroopa Liitu on kuskil kõnede vastuvõtmine ka tasuline, näiteks Türgis? Kõnede vastuvõtmine ei ole tasuline, sellepärast, et keegi peab ju kingi maksma kõne. Mina helistajana ei ole nõus kingi maksma, kui keegi on Austraalias. Siis mina helistan ju Eesti numbrile ja näiteks Timo, sina oled Austraalias, mina helistan sulle. See, mis sul tuleb juba sealt kodunt Austraalia poole, selle eest maksad sina. Kõne vastuvõtja maksab selle eest, mis sealt poolt tuleb. Et see on hästi lihtne loogika ja kõikidel operaatoritel ühtemoodi. Kui kõne läheb juba operaatori võrgust välja või täna ütleme osade kõnede puhul Euroopa Liidust välja, kui see maht on täis, mis selle paketiga kaasas on, siis vastuvõtja maksab kõnekingi. Ja, et siin Kaire, kes küsimuse kirjutas, et ütleb, et vanemad inimesed ikka kardavad veel välismaal kõnesid vastu võtta. No tuleb selle mõttes, et kõne võtan välismaal vastu, siis tegelikult mina Euroopa Liidus olles, kui ta on sul paketi sees veel, siis ma saan ta veel tasuta teha, kui ta on Euroopast väljaspool, Türgi väga levinud puhkekoht. Gruusias käiakse tuntud puhkekohana veel, et seal on ikkagi seesama, et kõne olles Euroopa Liidust või koduriigist väljaspool, siis mina maksan vastuvõtava kõnekingi. Seda täna ükski operaator ei paku, et keegi võtaks selle välja. Veel. Nii, ja head osalejad, et on teil veel kellelgi küsimusi? Et võite praegu siin, kui seda mentit täidate, ka veel kirjutada siia chati või ka samas võib ka küsida otse nüüd, et... Jah. Võib-olla küsiks, kellel on seal mentis juba kirjutatud ja kellel aega kaasa mõelda, et küsiks hoopis osalejate käest, et millist probleemidega te just sellises telekommunikatsiooni teemas kokku puutute raamatukogudes, et mis need tavalised teemad on, millega külastajad tulevad ja paluvad teie poolt nagu abi. On see siis Telia või Elisa või Tele2 või teemal, et on see sisse logimine iseteenindusse või on see midagi seal spetsiifilisemat? On kellelgi selles osas mõtteid? Ma vahepeal leidsin siin ühe küsimuse
Need samad operaatori sõnumid, et sinu telefon kasutab 3G, tule välja vahetama ja telefoni seadetes vaatame, et telefon kasutab 4G. Ja telefonid, mis tulid turule mingitel aegadel tagasi. Andmeside vaates nad olid suutelised kasutama 4G ehk nad toimetasid 4G-s ja siin üleval ekraani peal ilusti on ka 4G, kui andmeside on kasutusel. Aga kõnede ajaks nad ei oska, nad ei toeta niinimetatud VoLTE kõnesi ehk kõned üle LTE võrgu ehk kõned üle 4G võrgu ja lapse mitu nime. Ehk siis VoLTE on kõned üle LTE, voice over LTE ja LTE on 4G võrgu tehnoloogiline lühend. Ja siis ongi andmeside 4G-s töötab ja telefon nagu oleks 4G telefon, aga ta ei oska 4G võrgus kõnesi teha. Ehk siis kõnede ajaks kukub telefon fallbacki, teeb tagasi 3G võrku. Ma arvan, et mõni inimene võib-olla kes täna meil siin koolitusel osaleja olnud on pannud tähele sellist varianti, ma helistan kellegile. Mul telefon veel ei kutsu, mul on vaikus ja siis läheb mööda kuskil 5, 6, 7, 8 sekundit ja siis hakkab see, kellel ma helistasin, hakkab number kutsuma. Ehk ma kuulen tuut, tuut, tuut. See sama 5-8 sekundit. Telefon oli andmesides 4G võrgus, telefon otsib nüüd 3G võrku. Ta tuleb, kukub 3G võrku ja võtab 3G võrgus kõne vastu. Nüüd, kui selline telefon jääb kasutusse, siis see aeg pikeneb veelgi rohkem, sellepärast et 3G võrk kaob vahelt ära ja see telefon kukub 4G võrgus 2G võrku. Et teinekord võib olla siis sellises mõttes 2G võrgus oleval telefoni helistamine, kes on 4G võrgus andmesides, võib see aeg olla kuskil võib-olla 8-12 sekundit. Noh, ma ei tea, kas sa jaksadki viitsid oodata nii kaua, vaid ta pigem sul ühel hetkel kukub maha ja ma helistan uuesti juba, vaikus ei tea, mis see on. Ja täna, kui ma helistan ise 4G võrgust 4G võrku ehk mõlemad telefonid toetavad VoLTE kõnesi, nii nagu ma olen rohelise nupule vajutanud, nii põhimõtteliselt juba ju teine telefon heliseb, te võite laua peal koos mängida ja proovida, et ühelt teisele helistamine, see on momentaalne, see on sekund-poolteist täna. Ja seal ei ole vahet, kas inimene on täna, üks on Võrus, teine on Tallinnas. Number või nimi, roheline nupp, minul kutsub, teine heliseb. Ehk helisema hakkab telefon siis, kui mina kuulen kutsumist. Nii kaua on see ühenduse loomine. Et võib-olla kuskil välismaal olles, roamingus olles võib ta natukese pikem olla, aga ta on suht lühikene ikkagi. Et see sama sõnumite puhul et küsimus ongi ikkagi kõneside poole pealt ja pigem las see inimene käib lähimas esinduses ära ja esinduses vaadatakse koha peal üle, kas see telefon on VoLTE toega või ole, et see kõneside ka 4G-s toimiks. See on nagu üks selline asi. Ja täpselt nii ongi, et vahepeal pole kuulda seda kutsutavat tooni. Enefiti väide või selles mõttes Enefit pidi algselt tegema need hallalad ära, kus kedagi ei ole. Aga kui Enefit esimese suure projekti tegi Kiisa, kus on kõikidel operaatoritel mobiilsidemastid olemas ja püsti, siis seal oli ju lihtsam seda suvila piirkonda teha. Toodi samaaegselt elektrikaabel juba siis lahtiste taatide asemel ja toodi ka optika ära. Et ta ütleme, turutõrke piirkondades igal pool ei toimeta, kuigi ütleme tegelikult see Euroopa rahade kasutamise vaade ja mõte oli see, et ta läheks sinna, kus on tõesti turutõrke koht, kus keegi operaator ei tule oma juhtmega sinna. Aga teistpidi, see on kahe otsaga asi. Ma usun, et te olete ka seda ajakirjandusest lugenud. Olete selle mõttes, et 100% nendes piirkondades, kus Enefit on optikakaabli välja vedanud, selle optikakaabli kasutus on täna 35-40%. Et
optika on küll kliendile majas seina peal ära toodud, aga 60% seda optikat ei kasuta, see on nagu see kurb asi. Et rahad on kulutatud, kaabel on ära veetud, aga kasutus kahjuks ei ole. Mis me sellest järeldame? Tuleb kolida siis hajaasustusega piirkondadesse. No, ehk saab. Mul on suvekodu on Märjamaa vallas, kus on külas 5 talu. Täiesti Märjamaa valla lõpu ots enne Järvakandit tuleb vastu. Toodi küll toodi küll elektrikaablid vahetati ära, aga optikat ei toodud, öeldi, et sinna ilmselt ei tule ka keegi üks operaator sinna alajaama juurde oma optikakaabliga, et hakata teenust pakkuma. Et siin on ka osad siuksed väga hajuasustus koha poole pealt on ikkagi jääb lahenduseks 4G ja 5G lahendused, ega seal rohkemalt midagi ei ole. Ja lähme vaikselt edasi. Ütlen vahepeal ka, et meil on nüüd 5 minutit siis jäänud. Ja panin vahepeal ka teise küsimuse ette, et saate ka rõõmsalt teist vastata. Seesama Menti poole pealt on järgmine leht ka ees ja saate järgmise lehe peal edasi liikuda, et natukesega tagasisidet koolituse osas. Ma vahepeal vaatan, kas on veel küsimusi või mingeid asju. Siin ülevalpool oli veel, et kui oli see küsimus, et mis probleemidega inimesed pöörduvad, siis Inga märkis ära, et Smart ID tegemine. Ma saan aru, on ka see selline küsimus, millega tullakse tihti raamatukogudesse, aga kuidas näiteks nüüd ka Telia poole pealt, et millal teie sellesse protsessi sisse tulete ja selles mõttes meie aitame esinduses kliendil kasutusele võtta Smart ID-d või mobiil-ID-d. Et see on see, mida me tegelikult ju täna pakume. Ja ütleme, kõige olulisem vahe on tegelikult see, et kui me võtame mobiil-ID või Smart ID, siis mobiil-ID maksab kinni klient. Kas siis operaator võib-olla võtab oma kanda või sa maksad 1 euro kuus seda lihtsalt. Siis Smart ID on täna ikkagi pankade poolt pakutud lahendus, kus kui ma tahan, et minu e-poodi või minu kodulehele logitakse sisse Smart ID-ga, siis mina maksan selle kinni. Et see on nagu selles mõttes kliendile tasuta. Ja ega ütleme teist varianti ei ole, tuleb ikkagi endal ükskord see Smart ID kasutusele võtta, siis ma olen ka suuteline teist inimest kõrvalt juhendama, kuidas seda Smart ID kasutusele võtta. Et tuleb ise protsess läbi teha, siis saad aru, kuidas see käib. Jah, see on nii nagu ütleme see saiapoes, pehmed saiad, kõvad saiad, pehmed saiad, kõvad saiad. Aga mis see on? Sepik, ma ei ole proovinud seda. Pehmed saiad, kõvad saiad, pehmed saiad, kõvad saiad. Et ma ei oska sellest rääkida, mida ma ise pole proovinud. Et et Smart ID puhul minu soovitus, tehke ta ise läbi, võtke ta ise kasutusele, siis on teil ka lihtsam teda hiljem kellegi teisel kõrval olles juhendada. Sest tegelikult et kellel on mobiili-ID, siis Smart ID kõrvale tegemine on täitsa lubatud või selles mõttes, et see ei muuda mobiili-ID olemust või selle kasutust, et need võivad mõlemad olla. Smart ID eeldab internetiühenduse olemasolu ükskõik, kus ma parasjagu olen, ka Türgis, ka Egiptuses. Aga mobiil-ID pluss on see, et ta toimetab sõnumina. Et ta tegelikult töötab ka sul siis nuputelefonis. Sõnum tuleb kohale, sõnumi teel läheb see, et ta sisestas õige koodi. Et see on nagu üks oluline vahe Smart ID ja mobiil-ID vahel. Võtame äkki siit viimase küsimuse ka. Mael on küsimus, et kas see on operaatori poolne sideprobleem, kui kõne ajal nii-öelda muliseb ja kajab? See on operaatorite vaheline kõne, mingisuguse probleem võib olla ka telefoni probleem.
et see on pigem ühelt operaatori võrgust teise helistades ja siin võib tekitada see üks telefon mingisugust sellist. Olen ise ka sattunud mõnikord siukse kõne otsa, kus tegemist on nagu veemulinaga või mingi siukene häiriv tegevus, see pigem viitab mingi telefoni peale. Asi selge. Aga märkamatult ongi kell 12 saanud, nii et meil ongi nüüd aeg võtta kokku. Kõikidel kindlasti on juba järgmised plaanid ootel, nii et aitäh kõigile osalemast, eelkõige suur aitäh Heigole. Hea ettekande eest, väga sisukas oli. Infoks siis kõigile osalejatele, et see sama ettekanne, et me oleme seda salvestanud, see saab üles laetud ka Google Classroomi. Ja järgmisel kolmapäeval on meil ootamas ees juba järgmine seminar, mis on siis energiateenuste portaalidest seekord. Ja esinema tuleb siis Birgit Jõgeva elektrihind.ee-st, nii et ka vägagi teadlik energiateenustest ja 31. mail on siis veel uued avaliku sektori poolt pakutavad teenused, kus meil tuleb siis Riigi Infosüsteemide Ametist Rasmus Eimla rääkima. Nii et järgmised paar kolmapäeva veel ka kenasti sisustatud ja kohtumiseni siis jälle. Suur tänu ka minu poolt kõigile ja olge tublid ja kannatlikud nende toredate inimestega, kes te juurde pöörduvad. Kena, aga nägemist kõigile. Nägemist.